Iraan tekitas Hormuzi väinas veelgi suurema kriisi, rünnates Indiaga seotud laevu pärast seda, kui oli varem lubanud neil läbipääsu, ning see pani New Delhi raske ja haruldase valiku ette. Juba selle esmaspäeva 20. aprilli 2026 varahommikul lakkas juhtum olemast lihtsalt järjekordne episood piirkondlikus sõjas ning muutus otseseks jõu, usaldusväärsuse ja reageerimise proovikiviks. Juhtunu oli lihtne ja tõsine. India laevad üritasid pärast loa saamist marsruuti ületada, kuid sattusid tule alla. Selle keskmes on Iraani revolutsiooniline kaardivägi, Iraani valitsus, India ja Ameerika Ühendriigid, kes jätkavad blokaadi karmistamist ja suurendavad sõjalist survet piirkonnas. Kus see toimub? Planeedi kõige plahvatusohtlikumas koridoris, Omaani lahe ja Hormuzi väina vahel. Ja miks see nii oluline on? Sest kui Iraan ründab isegi sellise riigi laevu, kes oli seni hoidnud dialoogi võimalust, näitab ta maailmale, et ei suuda enam isegi selget käsuliini hoida. India reaktsioon näitab, et olukord on ületanud piiri. Reuters teatas, et India kutsus New Delhis asuva Iraani suursaadiku välja ja väljendas sügavat muret pärast laupäeval toimunud rünnakut 2 India lipu all sõitva laeva vastu. Vastus algas diplomaatilisel tasandil, kuid palju karmima tooniga kui tavaliselt. Ja siin on selle loo keskne punkt. Kui režiim lubab ületamist ja kohe pärast seda avavad nende enda sõjaväelased või julgeolekuaparaadiga seotud jõud tule, siis pole probleem enam ainult välisagressioon, vaid muutub sisemiseks korralageduseks. Tegelikult jääb mulje režiimist, mis räägib üht, teeb teist ja lükkab isegi vanad sallivuskanalid kokkuvarisemise äärele. Just sellepärast on pealkirja mõte poliitiliselt loogiline. Rünnak India laevadele ei vii ainult diplomaatilise protestini. See avab tee millelegi, mis veel hiljuti tundus ebatõenäoline. Palju jõulisem India seisukoht meresõidu, energiajulgeoleku ja oma strateegilise kohaloleku kaitsmisel merel. Veel ei ole avalikku kinnitust suuremahulise India sõjalise tegevuse kohta ja seda tuleb selgelt öelda. Kuid üha enam arvatakse, et New Delhi on juba sunnitud tegutsema. Kui India kutsub Iraani saadiku kiiresti välja, karmistab oma seisukohti ja jälgib olulist mereteed. Rünnaku all olles on sõnum selge. Iraani improvisatsiooni talumise hind on muutunud liiga kõrgeks. See on seisukoht, mille tugevnemist keegi ei oodanud nii vara. Samal ajal suurendavad Ameerika Ühendriigid jätkuvalt survet ja see muudab kogu kriisi kaalu. Washington kinnitas Iraani kaubalaeva arestimist, mis ameeriklaste sõnul üritas blokaadi murda. Relvarahu sattus taas ohtu ja Teheran on juba teatanud, et ei soovi uutes kõnelustes osaleda seni, kuni blokaad jätkub. Ja miks? Sest Iraan püüab kasutada Hormuzi survemeetmena samal ajal, kui Ameerika Ühendriigid käsitlevad seda kui merelist väljapressimist, mis tuleb maha suruda enne, kui see muutub tavapäraseks. Teine otsustav punkt on see, et see juhtum tugevdab kahtlust, et Iraani süsteemi sees on lõhe. See viitab versioonide sõjale läbirääkijate, sõjalise aparaadi ja režiimi karmide häälte vahel. Kusjuures on märke, et üks osa räägib läbipääsu hõlbustamisest, samal ajal kui teine püüab jõuga kõik sulgeda. See avalik vastuolu, kus esmalt lubatakse läbipääsu ja seejärel rünnatakse laevu, koos Iraani keeldumisega kinnitada osalemist uutel läbirääkimistel, toidab täpselt seda arusaama. Iraan näib olevat lõksus fraktsioonide, sisemise hirmu ja radikaliseerumise vahel. Ja režiim, mis on sellisel sõjatasemel lõhestunud, kipub olema ohtlikum, sest reageerib ebajärjekindlalt. Ka sõjalisel tasandil kasvab pinge. Reuters oli juba teatanud lennukikandja Abraham Lincolni kohalolekust piirkonnas ning nädalate pärast registreeris, et Gerald Ford tegutses sõjateatris. Kui George H.W. Bushi peeti Fordi asendajaks pärast pardal tekkinud probleeme, rohkem mereväeüksusi ja rohkem logistikat ning relvarahu hakkab lõppema, võib Washington naasta veelgi suurema jõuga kui varem. Ameerika Ühendriigid ei vähenda survet, vaid koguvad valikuvõimalusi. Ja see seletab, miks rünnak India laevadele on nii tõsine. See toimub just siis, kui Iraani eksimisruum on väiksem kui kunagi varem. Lõpuks saab vastus kesksetele küsimustele selle kriisi jooksul selgeks. Toimus Iraani rünnak India laevade vastu maailma kõige tundlikumal mereteel.
Poliitilise eskalatsiooni põhjustas selles olukorras just revolutsiooniline kaardivägi, muutes vaba läbipääsu lõksuks. Kuidas? Segaste käskudega, blokeerimise, hirmutamise ja tulistamisega tsiviillaevade pihta. Ja miks? Sest Iraani režiim püüab ellu jääda, külvates merel hirmu, samal ajal kui teda survestatakse väljaspoolt ja sisemiselt on näha väsimuse märke. Aga see käik võib neile endile hoopis kahjuks tulla. Rünnates India laevu ei suurenda Teheran kriisi mitte ainult ühe suure Aasia riigiga. Ta aitab suruda India, Ameerika Ühendriigid ja teised osapooled tugevama, koordineerituma ja palju ohtlikuma vastuse suunas, mis on režiimile endale palju kahjulikum.